Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub meil Pärnu linnas. Siin on selline kogudus nagu Pärnu adventkogudus. See on üle 100 aasta vana kogudus. Siin Karja 3 Pärnu linnas. See armas puumaja ilusa aiaga on. Siin toimuvad siis laupäeviti jumalateenistused ja piiblitunnid. Ja oli üks üritus veel, mis siin täna viimast korda toimub. Avasta Kristuse koolitus vist oli. Ja siin koguduse pastor on Virve Toom, kes oli mul siis teoloogia õpingutes klassiõde ja koos õppisime siis. Oli vist niimoodi? Jah, just nii. Väga tore. Alguseks ma nüüd loen ka piiblist, enne kui pilli mängin. Piiblist valisin sellise koha nagu Matteuse evangeeliumist. On 11. peatükist. Jeesus ütleb nõnda. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Jeesus kutsub siin siis kõiki, kes tunnevad end väsinuna mitte ainult füüsiliselt, vaid ka hingeliselt, vaimselt, elukoormatel. Ta ei sea tingimusi ega käsi või küsi, kui hästi inimene hakkama saab. Ta ütleb lihtsalt, tulge minu juurde. See on kutse puhkusele, aga mitte lihtsalt ajutisele leevendusele, vaid ka sügavale hingamisele, mille saab anda ainult Jeesus ise. See hingamine tähendab Jumalaga lepitust, südame rahu ja kindlust, mida maailm ei suuda pakkuda. Jeesus ei paku koormaid juurde. Ta pakub koorma maha panemist. Siit nende mõtete juurest läheme edasi. Laulame 2 laulu. Võtame esimeseks lauluks rohkem, korraga ei maksa võtta. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapill. Olen õnnelik ega mind jätta, kõikjal saadab mida armupill. Tahan tõotat ikka muret kanda, igal ajal oma laste ees. Lubab kõik, mis vaja mulle anda, ta võib päästa iga häda eest. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapill. Isa sülle tahan muremata, tema teab ja tema suudab kõik. Kui ma kuskilt poolt ei leia abi, tume tulevik on minu ees. Isa käsi viib mind kõigest läbi, see mu ainus lootus häda sees. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapill. Isa sõna seisab kõikumata, tema arm on kindel harjupaik. Jää nüüd üstavaikseks minu süda, ära enam nõnda mures käib. Tema peale südames sa looda, ei sind Jumal ustada või. Ja teiseks lauluks olen valinud Suur on su ustavus. Suur on su ustavus, Jumal mu isa, muutuse varju ei sinus ma näen. Püha ja õiglane, heldusest rikas, oled sa olnud ja igavest jääd. Suur on su ustavus, suur on
su ustavus, mulle su armigal hommikuruus, jagades külluses, mida mul vaja. Suur on su ustavus, su armastus, talv, suvi, lõikusaeg, põlvitsev kevad, kuu päikse tähtede muutmatu käib. Koos kõige looduga laulavad sinus, su armu ustavust kiidavad kõik. Suur on su ustavus, suur on su ustavus, mulle su armigal hommikuruus, jagades külluses, mida mul vaja. Suur on su ustavus, su armastus, pattude andestus, rahu, mis püsib, su kallis lähedus saatjaks mu tee. Tänaseks jõudu ja lootusi homseks, see kõik mu päevalt ja enamgi veel. Suur on su ustavus, suur on su ustavus, mulle su armigal hommikuruus, jagades külluses, mida mul vaja. Suur on su ustavus, su armastus. Mis mind Pärnusse on toonud, et ma siin Pärnu adventkirikus olen täna hommikupalvust tegemas, on see, et mul on täna Paikusel vaja anda surmadelt edastamise koolitust. See mind on Pärnu piirkonda toonud ja et kuna mul täna on abiks Ivo Käsk, kes ise on adventkirikust, siis ma mõtlesin, ma teen adventkirikus täna siis ka hommikupalvuse. Ivo ise on aga Islandil. Ma nüüd annan edasi Ivole sõna, tema jagab siis. Palun, Ivo. Tere hommikust. Aitäh Priidule kena laulu eest. See esimene laul, mida sa laulsid, see on minu üks suuremaid lemmikuid. See on puhkamisest. Tänane lugu oli kahest puuraidurist. Te elasid kord ühes tihedas metsas kaks metsameest, Jaan ja Mihkel. Ja mõlemale neist oli antud ülesanne raiuda küla jaoks puid. Jaan oli tuntud oma halastamatu tööeetika poolest. Mihkel oli aga puhkepauside usku. Ja ühel varahommikul läksid nad mõlemad puid raiuma. Jaan, kes tahtis oma jõudu ja vastupidavust tõestada, raius kirvega väsimatult ja peatumata terve päeva. Töötas hommikul, töötas pärastlõunal, töötas õhtul, vaevupausi tehes, et hinge tõmmata. Ja Mihkel, tema kamraad, lähenes asjale teistmoodi. Ta raius tund aega puid ja tegi siis väikese pausi. Ja iga pausi ajal ta istus maha, jõi vett ja teritas kirvest. Ja nii kordas ta seda tsüklit kogu päeva. Kui päike loojuma hakkas, tuli külavanem nende päevatööd üle vaatama ja kõigi üllatuseks oli Mihkel raiunud tunduvalt rohkem puid kui Jaan. Jaan, kes oli kurnatud, oli hämmingus, küsis Mihklilt, et kuidas ta suutis nii paljudest pausidest hoolimata rohkem puid raiuda. Mihkel muheles selle peale ja vastas, et iga kord, kui ma pausi teen, teritan ma oma kirvest. Terav kirves lõikab tõhusamalt kui nürikirves. Me ju kõik teame puhkuse ja puhkepauside vajalikkusest. Aga tegelikus elus on nii, et kui aega on vähe ja vajadus on suur, siis me hoiame aega kokku ja jätame pausid vahele. Või vähemalt idee on selles, et me hoiame niimoodi aega kokku. Näiteks töökoosolekud kestavad pikalt ilma pausideta, et ikka jõuaks valmis. Mingi tähtaeg läheneb ja istume oma arvuti taga tundide kaupa püsti tõusmata. Ma ei tea, kuidas teiega, aga minuga on küll tihti niimoodi. Päevad on kiired ja paneme ühe hooga hommikust õhtuni. Ja siis on nii, et mõtleme nagu Mihkel, aga tegutseme nagu Jaan. Ja me ju tegelikult teame kõik, et see pole kõige tõhusam. Kui me füüsiliselt jookseme, siis me ju teame, et selgelt millal on vaja puhata.
et kui me enam ei jaksa, siis me jääme seisma ja hingeldame, enne kui me saame edasi joosta. Ja need, kes uurivad inimese keha ja vaimu toimimist, räägivad sellest, kuidas see töötab. Kuidas töötavad lihased, kui nad vajavad puhkust selleks, et uuesti pingutada, ja kuidas töötab meie vaim. Et väsimus, kui meil tekib, siis see muudab töö ebameeldivamaks, muudab meie tahtejõu väiksemaks, muudab meid vähem teravamaks. Ja sellepärast öeldakse, et kui me teeme regulaarseid pause, siis me ennetame oma läbipõlemist ja me suudame rohkem. Ja kui me teeme rohkem pause, siis me teeme vähem vigu. Märkame seda, kus on ohtu, ja meil on parem vaimne tervis, vähem depressiooni, vähem füüsilisi terviseprobleeme. Meie elukvaliteet on parem, meie rahulolu on suurem. Ja kui me vahel mõtleme, et pausi tegemine on aja kaotamine, siis peame endale meelde tuletama seda, et tegelikult sellega me võidame. Et kui magame öösel korralikult, on tahtejõud suurem, mõistus selgem, tuju parem, tervis tugevam. Ja meil on selline ütlemine, et töötab nagu loom. Aga loomad tegelikult ju puhkavad korralikult. Ja meil on vaja iga tunnist puhkust, iga päevast puhkust. Meil on vaja iga nädalast puhkust. Kui me loeme piibliloost, siis kui Jumal lõi inimese, siis Jumal lõi inimese enda sarnaseks. Ja piiblilugu räägib meile sellest, kuidas Jumal, kui ta oli 6 päeva töötanud ja loonud seda maailma, siis ta peatus ja tõmbas hinge. Ja ta lõi inimese enda sarnaseks, kes iga 6 päeva järel, kui ta on töötanud, tõmbaks hinge ja et ta ei kulutaks seda hinge tõmbamise aega ei remontimisele ega millegi hankimisele, vaid mõtleks järele selle üle, mis on päriselt elus oluline. Tuleks oma oravarattalt maha, et ta ei peaks mõtlema alles siis, kui ta surivoodil on. Aga mis on hingele kõige suurem puhkus? See on peatuda ja mõelda Jumala headusele, suurusele ja väele. Et kogu universum on tema käes, samuti meie elu. Kui ma olin väike, siis õppisin koguduses laste piiblitunnis pähe psalmi 23 piiblist ja see on kuningas Taaveti laul. Möödunud nädalal, kui ma osalesin ühel konverentsil, mis ei olnud ühtlaselt põnev, siis vahepeal tegevust otsides kirjutasin paberitükile igasuguseid asju, sealhulgas psalmi 23 ja imestasin, et kuigi see pole pikk, aga et see mul ikka veel nii hästi peas on. Ja ma loen selle siin, sest selles psalmis peituv teadmine Jumalast on suurim puhkus. Keset pingutust, keset muret, teadmatust või vaenulikkust või mida iganes. Ja see laul on nii. Issand on mu karjana. Mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ja kui ma ka kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Soovin kõigile kaunist päeva ja häid puhkuse hetki. Iga tund, iga päev, iga nädal, iga aastal. Aitäh Ivole ja Istandil. Kui mina Pärnusse tulen õe juurde ööbima, siis mul praegu õepoeg on ajateenistuses Tapal ja tema voodi on vaba ja tema voodi on väga pehme voodi. Et kui ma seal magan, siis ma tunnen, et ma puhkan eriti hästi. Ma nagu vaibun sinna madratsite vahele. Aga
puhkuseaeg on hea aeg ka piibli lugemiseks, et meie vaimu teritada, nii nagu see mees seal oma kirvest teritas puhkehetkel. Laulame nüüd ühe laulu, see viimase laulu Minu Jumal. See on laul, mille ma just hiljaaegu laulsin suurel reedel, kui Tapal tehti ristirännakul. Ja ma ei ole veel õppinud seda kitarril siis saatma, aga saame lihtsalt lauluda. Minu Jumal on minu lootus, minu valgus, mu jõud. Kristus on mu karjane ja temas rõõmustab hing ja meel. Ja temas rõõmustab hing ja meel. Minu Jumal on minu lootus, minu valgus, mu jõud. Kristus on mu karjane ja temas rõõmustab hing ja meel. Ja temas rõõmustab hing ja meel. Siit edasi palume ühiselt meise palve. Ja siis on õnnistussõnad, jääme palvesse. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevast nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.